No hello. How are you doing? Näete, mis minuga vahepeal juhtus või? Näete või? Ma lähen siia varju. Näete? Mu pea lõigati maha. Täna on nii palav ilm. Ja vaadake, mis meie muruga on jälle juhtunud. Siit ma just trimmerdasin. Trimmer on seal. Just trimmerdasin, aga vaadake, mis hein siin on lihtsalt. Jõhker. Ja meil ei ole ju niidukit ju. Aga mis siis nädalavahetusel toimus? Eelmine nädal lõpp läksime, neljapäeval läksime kodust ära. Ja siis meil ehitati kanalisatsiooni. Ma ju kergelt näitasin ka, aga kanalisatsioon on nüüd valmis. Tulemus on siis siuke, suht sile plats, siuke hunnik jäi üle. Ja siin on meil siis biopuhasti ja seal on siis impväljak. Ja kanalkatoru läheb siis sauna juurde ja maja juurde. Ja siuke väga kena pinnas jäi kõik. Siuke värk siis sai meil valmis. Ja fundament on endises seisus valmis ja see nädal siis peaks hakkama seinte püstitamine. Aga materjal ei ole veel jõudnud, nii et sellega läheb törts aega. Aga mitte see ei ole see, mida me täna teeme, vaid täna on see värk, mis me teeme, on see, et tahaks koristada siit sauna ümbert ära, sest no vaadake, milline see on. Lihtsalt nagu mingi prügimägina. Lihtsalt täielik prügimägi. Kõik, mis ma olen välja võtnud, ma olen lihtsalt välja viskanud siia, et nagu kiiresti asjad ära teha. Aga nüüd on siis see hetk, kus hakkame koristama. Praegu juba olengi siit peale tõstnud, siis ma mõtlesingi, et ma räägin teiega ka, et mis ma siin ainult teen asju. Aga see hunnik siis kõik läheb lõkkesse. See uks ka lõkkesse, sealt tuleb klaas ära võtta, aga muidu läheb lõkkesse. See vill ma ilmselt panen kuuri praegu kottidega, sest see läheb ilmselt järgmisse konteinerisse, kui me tellime prügikonteineri. Ja siis nende kividega, mul ei ole nagu mingit head plaani, mis nende kividega teha. Aga mul tegelikult oli üks inimene, kes võib-olla tahab neid kive. Ma võin endale korra kirjutada, aga ma ei usu, et ta siit tahab, need suhteliselt prügi nagu. Aga mu enda mõte oli siis see, et kuna ma siia ette tahan ka väikse terrassi teha suveks, et ma trimmerdan siin kõik ära, proovin võimalikult palju neid juuri asju kätte saada. Noh, ma päris labidaga ei viitsi siin kaevama hakata, kuigi peaks, aga panen selle kanga peale, mis see on nüüd see geotekstiili, ja laon need kivid sinna peale lihtsalt. Et see jääks kõik nagu sinna terrassi alla, siis see kivihunnik. Siin laotud sinna tekstiili peale. Et siis nad ei ole jalus. Ja siis kunagi hiljem teeb nendega midagi. Midagi ilusat, ma ei tea mida. Ja samamoodi on ju siin meil veel hunnik, mis aknast välja sai visatud. Siin on ka igavene hunnik puitu. Ja vana ahjukest on ka seal näha. See tuleb panna siis metallihunnikusse. Et mul on eraldi metallihunnik ka. Noh, tegelikult on see keris ka, ma ei tea, ma ei jõua seda üksi tõsta. See on nii raske, me tõstsime seda kahekesi ja see oli siis juba raske, see keris. Aga võib-olla ma sikutan ta ATV-ga kuskile eemal ära või midagi. No vaatame, sest siin ta on ka kole. Aga ühesõnaga jah, tänane missioon on siis siit kõik ära koristada. Ja siis saab trimmerdada siit ära. No siit vähemalt saab ära trimmerdada ja no siit äärest tahaks ka. Ja tegelikult meil on olemas nüüd ATV-lega niiduk. Meil on olemas, aga sellega on ainult üks väike mure. See on mandril. Ja ma nüüd ei tea, mis ma teen. Tundub nagu mõttetu minna lihtsalt selle pärast mandrile sõita, et see ära tuua bussiga. Aga ma ei tea, vaatame. Pühapäeval käisime ka Matildat näitamas ühele huvilisele. See on siis põhimõtteliselt esimene inimene, kes on käinud seda vaatamas. Ja ülejäänud kõik on niisama küsimusi küsinud, aga esimene inimene käis vaatamas ja küsis nüüd siis mingid täiustavaid mingid küsimusi seal, mis on tehtud ja arveid nende asjade kohta, tegevuste kohta ja nii edasi, et saatsin talle nüüd neid, et eks näis, mis sellest ka saab. Et võib-olla siis Matilda siit läheb müüki. Või noh, ta on müügis, et võib-olla siis läheb ära.
eks näis, mis saab. Aga nüüd hakkan siis tegelema selle asjaga siin. Enne vorst nagu nuusis seal kedagi, siis ma mõtlesin, et uss oli. Ja nüüd ma tõstsin palgi üles ja see oli big ass hiir. Suht paks vend oli nagu. See oli väga hirmus. Aga need lauad ei ole siin kaua alt nagu, mingi nädal või? Nädal rohkem, jah. Ja vend on siia alla juba pesa teinud nagu. Lihtsalt. Hiir on siia alla pesa teinud juba. Need on seal. Tule kaameraga lähemale, ma tõstan neid, vaatame, kas näeme, saame peale. Ma näen ka jõud seal. Seal liigutab ennast. Ja seal. Lähed paksu. Ta siia. Tünn! See, kus ta läks. Aga siis ei ole ju enam huvitav. Muidu mõtleme, et ikka millal snekk välja tuleb. Ainult hiir, paks hiir ainult. Aga huvitav, et ta nii kiiresti on nagu pesa teinud. No ma arvan, et võib-olla need 2 nädalat sinna. Pole sedagi vist. Ei, see on mingi üle-eelmine, mingi 3. päev või 4. päev hakkasid. Minu arust vist. Ja juba on teinud nagu. Peas, et ta meile tuppa ei tule pesa tegema reisk. Just. Vana tünn. Vai see kaamera ei ole hea. Seal on hiir. Tule lähemale, Pärda. Ma arvan, ta jooks minema, kui ma lähemale tulen. Väga vaikselt tule. Kena paks. Panid lehkat. Uudis ära. Ta on siin samast tegelikult. Vaasega, tal ei ole kuhugi minna, noh. Mine metsa või midagi. Ma ei saa seda jätta siia sulle. Mul on vaja see ära viia, kulakene. Ma ju näen ikka sind, su paks tagumik on väljast too. No ta ise peab tegelema iseendaga. Vaene jõukas. Vaene jõukas. Kodutu. Noh, nii. Enam-vähem. Siit eest saime ära, sinna maja külje peale küll ei jõudnud, aga siit viisime selle puidukoorma ära, trimmerdasime, korjasime kõik sodi ära. Siit veel tahaks ära trimmerdada, aga samas kolmapäeval ma lähen toon selle niiduki ära, et siis võib-olla ei ole mõtet nii palju vaeva näha. See tuleb siit ära vedada kuidagi. Ma ei tea, kuidas veel. Ja siis noh, siit poolt tuleb hakata tegutsema. Aga jah, see tuleb sealt ära korjata. Ilmselt siis niidukiga saab siit ära niita kõik ilusaks. Siit eest laseb selle trimmeriga puhtaks. Ja siis saab selle alustada selle geotekstiili maha panemise ja sellega. Lihtsalt meil on üle seda geotekstiili ja siis neid kive ka, et ma arvan, et see on okei mõte, et sinna toppida. Vahet pole. Meil ei ole neid kive väga kuhugi mujal nagu nii toppida. Vaadake nüüd Kärt üritab vaateveed tagurdada. Kas sai tulest jagu või? Ei vist ei saanud, see vist on piisavalt pika. Ta üritas tagurdada kuuri seda. Siis
ta nüüd teeb siis? Ma loodan, et ta võtab selle käru lihtsalt tagant ära, viib käsitsi sisse, muidu see sõidab puruks midagi. Nüüd ta vist läks üldse mingi suur ära tiirule. Tuleb taga. Ta vist ei saa tõesti hakkama seal. Ta tuleb mingi suure tiiruga sealt vundamendi juurest lihtsalt. Pidi ATV ära panema garaaži. Vist ei tulnud hästi välja. Mis juhtus? Mis juhtus? Ma läks veits errorisse. Sa pidid ära panema selle ju. Ma panengi kohe, mul läks haakist natuke vales, kus ma ei saa midagi. No aga miks sa teda tagant ära lihtsalt ei võtta? Sest ma sain siin sõites aru, et ma pidin haakis enne ära võtma. Ja panen uuesti. Tere õhtust! Täna alustati siis maja ehitusega, alumine vöö on paigas, ümberringi. Ja homme siis jätkavad. Ma korra vaatan seda vannituba osa. Ma olen selle vundamendi ilusti puhtaks teinud siin. Siia siis tuleb see renn meil. Vannituba renn, äravooluv renn. Tuleb siia. Aga mitte see ei ole see, millest ma tahtsin teiega täna rääkida. Ma tahtsin rääkida hoopis sellest, et eile mina käisin mandril. Ja nüüd meil on vaja tegeleda selle asjaga, milleks ma mandril käisin. Vaadake seda. Aga üks asi, käisin mandril asja pärast. Ja see asi on nüüd siin bussis meil. Mutt pole ka näinud seda veel. Siuke asi siis meil. See on meie ATV niiduk. See on vaja siit nüüd välja saada. See kaalus mingi 320 kilo. Ja see oli päris tükk asja oli see siia peale saada. Aga nüüd me peame selle siit välja saama. Nii et see saab nüüd olema meie missiooniks. Teeme ettevalmistused ära, aga põhimõtteliselt ma panen siia need rambid, ATV rambid ja siis tõmbame ATV-ga välja. Ta peaks koos selle ospiga siis libisema maha ja siis saab ta juba kätte. Ja siis saab ta seal raami pealt maha ja siis saab panna vajalikud jubinad külge talle. Vähemalt plaan on siuke. Loodame, et läheb ka päriselt niimoodi. Nii et me valmistame asjad ette nüüd. Ja siis hakkate seda pulju nägema. Ma ei oota seda. Et muru saaks niita või? Ei seda maha tõstmist, sest see on jälle peretuli.ee. No loodame, et ei ole. Nii, see on nüüd üks kõige sketšim lahendus, mis ma välja suutsin mõelda. Aga kui ma selle panin otse siia, siis võtage äkki nüüd. Kui ma selle siia alla lihtsalt suren. Äkki nüüd isegi niimoodi isegi läheb. Kurat, nii on vist parem. Näed, hakkasin teiega rääkima, tuli parem mõte. Muidu ma kartsin, et see osp jääb nagu selle nurga taha kinni. Aga niimoodi ma saan need siia vahele surada enne, kui see raskus peale tuleb. Ja eks ma siis nüüd hoian neid kalteesid kinni. Kärten ATV peal tõmbab. Ja loodame parimat. Ma panen teid siia selle tripodi peale. Ja loodame, et jääme kõik ellu. Ja niiduk jääb ellu ja kõik asjad jäävad ellu. Nii, piduri peal. Ja hakka vaikselt, hästi vaikselt minna. Nii, lase. Valele poolele siin vahepeal. Ei? No tõmba veel.
ütlen oota, sa paned edasi. Ma ei kuulnud ju. Ma püüks toad heli ju. Nii, tuleb vaikselt. Oota. Ta tahab nüüd ilma tulla, ma ei tea, kui hea see on. Tahaks, et ta selle ostiga koos tuleks. Ma ei usu, et see hea on. Vaikselt. Ei saa väga vaikselt. No mis? Las ole. Tõmba nüüd pingule see. Sa jääd alla ka. Noh, alla ta tuli igastahes. Tõmba nüüd. Ta läheb muidu murgu sisse. See tähendab. Mis mõttes, mida see tähendab? Ta jääb muru sisse kinni ju. Mida see tähendab? Mis mõttes mida? Tõmba pingule. Tõmba. Sa pead pidurit hoidma. Oihan ju. Tõmba. Tõmba. Korras. Väike kodutüli aga maas. Nüüd tuleb see kokku panna. Ole vait. Ma veel pean uurima, kuidas see kokku käib, siis mul pole õrna aimugi. Ei ole, see käib ka külge, millega ATV-le järgi pannakse. Aga ma ei tea, kuidas see käib. Eks me hakkame nüüd uurima. Ja siis näitame edasi. Nii, välja mõtlesin, kus see käib. Või noh, tegelikult oli päris loogiline. See käib siis siia selle võlli peale. Ja see käib siia alla, sellega saab seda ATV nurka mõõta. Võtan selle klambri ära. Võtan ära. Õnneks mul on ju tugev naine, kes mul aitab seda panna. See tugev naine. Oma roosa telefoniga. Olgu, paneme selle külge siia. No nii. Pole üldse vali ju. Pole üldse vali ju. Ma praegu on kõige madalama peal. Ma kohe panen juurde.
noh, esimesed tehtud proovid. Lihtsalt proovisin, kõige kõrgema kõrgusega proovisin. Tõmbas selle kõik selle siukse heina ära nagu naksus lihtsalt. Eks ma homme või mingi päev hakkan sellega põhjalikumalt vaatama, kuidas siin on. Siin tuleb mingi sodi ära korjata ja nii edasi. Aga ta selle heinaga saab ikka väga ilusti hakkama. Muidugi ma pean panema madalama kõrguse peal, see on liiga, see kõige kõrgem on natuke kehva, aga ma alguses vist niidan kõige kõrgemaga ära, sest ma ei tea, mis siin kuskil on, nagu pärast on mingi kivi, känd, lasen sellega niitukiga otsa, ei taha. Et siit peab ilmselt natuke vaatama, mis siin on, seal on mingit sodi. Aga töötab üli hästi lihtsalt, täitsa haige, kui hästi see töötab. Nagu kordagi ei köhatanud isegi selle pika heina peale ja väga lihtne värk. Väga hea abiriist. Nii nagu ma lootsin, nii on. Saab selle heinaga midagi teha. Lõpuks ometi, jah. Võibolla ma proovin siit, panen nüüd natuke madalama peale. Ja proovin madalaga üle käia, sest siin on, ma vaatan, puhas. Ja vaatame, mis tulemus siis on. Testime. Nagu ikka meil on hoovis mingid toredad asjad. Siin on mega suur kate, kus see kinni on ja mis see on, ei tea. Kuradi asi see on? Ma ei tea. Kui suur see on ja kuidas see? Ma räägin, mul on koppa ka vaja. See on see, nagu see naerise muinasjutt, vaata, läks vanaema ja läks vanaisa tõmbama ja kõik tõmbasid. Ma ei näe vanaemasid vanaisast. Kelle siis see? Koera ka ei näe ja naist ka ei näe abis. Aga... Asja nad selle teinud. Miks see siin on? Ma ei tea. No jah, homme lähme kopale järele. Homme ostame koppa? Palju nad ikka maksavad? 5 euri. Ostad tööle? No ei ole hullu. Kõige hullem ei ole. Saame hakkama. Saame hakkama. Nüüd on nagu... No see jääb tulevikku praegu. Aga siit tahaks nüüd nagu ilusaks teha. Ja mis meie väljas on. Silmaväljas. Jah, no sealt sauna kõrvalt ja sealt kõik tee ääres on üle tõmmata. Muidu meil on nagu kodutud tool. Ei, nüüd on juba päris kena. Pigem on nüüd. Noh, kui saab kõik ära, põõsast ümbert lasen veel selle trimmeriga. Ja ma tahan selle kasvuhoonega kord teha, pluss ma tahaks selle üle värvida. See saab sinu mingi personaalne projekt. Ja, see saab minu personaalne. Mina ei tegele. Ilmselt värvin need puidukohad mustaks, ma arvan. Selle peaks ka ära lammutama. Mille? Seda vana suitsuahi. See on suitsuahi? No nagu ikka. Aga selle lammutab ära. Ma mõtlesin, see on mingi väravapost. Ei ole, see on vana suitsuahi. No. Siit võtab selle kurdi vahkra maha ja selle siit äärest võsa kõik ära ja... Jep. Seal on üks sirelipõõs. Ei, no tööd pikk, jagub see on noh puu või töö põõs. otsa ei saa. Ei saa. Homme võibolla kuradi ATV-ga proovime sikutada, see on seal mulla all kuidagi. Jaa. Siis peab siin rehaga natukene tasandama, siis saab niiduke... Mis rehaga? Meil on reha. On või? See reha, üks reha oli, millel kukkus see koha otsast ära ja pulk läks katki. No sinna saab uue varre panna vajadusel. Aga ei, ma kuskil nägin, minu arust kuuris oli varre. Meil peaks see surnu hoiama, aga see on nii madal. See on nii madal. Ei, no siin on väike jupp vaja teha, et... Ei, vorsta ära, palun uusi. Et ei ole kõik mulla. Aga ma olen täitsa rahul seda ristapuuga. No tore. Ütleme nii, oli seda raha väärt. Oli raha väärt. Praegu vähemalt. No see kulub meil tulevikus ka ära. Ja. Ja kunagi sa hakkad teenust ka pakkuma. Aine? Mida? Hakkad teenust ka pakkuma. Kuhu, kuidas ma seda transpordin? Sa nägid, kui lihtne oli seda sealt kongist välja saada? See on sinu enda isiklik probleem. Ela siis siuksega koos. Ok. Thank you for watching. Ei, no me võime panna käru konksu ja osta mulle käru, siis ma võin teha teenust. Selle, sul on Aagis ju. ATV-ga lähed sinna Sõrve ja
ma saadan sinu sõrve. Lähed Hiiumaale. Panen su seal tipus ujuma, siis hakkad sinna lätlaste poole ujuma. No tere! Mina jälle muru niitmas. Põhisüüdlane on seal, aga tulemused on siin. Täna sõitsin päris jurgelt, panin suhteliselt madalale selle teraga täna julgesin panna. Lasin siit igalt poolt põõsast alt läbi. Nüüd lasen veel põõsast ümbert trimmeriga ja peaks nagu see osa siin ilus olema, aga noh, siin on veel kõvasti niita. Seal taga on see suur koppel. Ma ei tea, no droonikaadritest olete näinud. Seal taga, maja taga siis on suur koppel, mis on vaja ka ära niita mingi hetk. Ja siis enne siin meil sissesõitu on mingi ala. Selle ma juba niitsin ära. Seal sai ilusti niidukiga teha ringi ratast ja oli kõik hästi. Et sellega ei ole probleeme. Ja mis meil täna veel muutunud on või noh, teinud on. Tada, meil on esimene karkassiseint püsti. Et jah, põhimõtteliselt poole päevaga nad mingi lõuna ajal tulid ja siis poole päevaga maid püsti selle. Nii et siia tuleb siis köögiaken, siin on uks, seal on vannitoaken ja selline ta on, selline ta tuleb ilusti vaikselt. Aga nüüd hakkan trimmerdama, aga no seal taga on see, sinna taha välja on see ala, mis mul on vaja ka niita. No ma ei usu, et ma neid täna niidan, aga mine tea. Sellega on päris lihtne niitne tegelikult, et ei ole füüsiliselt ju kuidagi koormav see asi. Seal põõsaste vahel oli natuke ukerdamist, aga siuke suht ok. Aga jah, siin on ka veel nagu räigelt heina seal taga ka. Et see kunagi siis kõik peaks tulema üks korralik muruplats ja eks siis näis. Et siis ongi maja, näed metsa ja muruplatsi, väga kena igalt poolt ringi, siuke väga privaatne. Et siia poole siis tulevad need suured maast laeni aknad, jah, maast laeni aknad tulevad siia poole. Et siis siin on suurestuoma, on näha, kus see alumine vöö on vahe sees, siin on suurestuaken, siuke suur kõrge, koos uksega terrassile, siin on ühe magamistooma ja siin on teise magamistooma. Ja siia tuleb siis suur terrass. Ja vaatame edasi ja plaan on ka saun kuskile panna. Ma ei teagi, võib-olla sinna kuskil natuke nuka taha saun teha. Aga no vaatame. Igastest saun meil tuleb nagu majast välja kindlasti ja ei tule sinna saunamajja, kus me ise oleme, et sinna me teeme ikkagi külaliste maja. Et jah, et saun tuleb ilmselt nii pisik, et seda võib-olla ei pea ehitusregistrisse toppimagi, et vaatab, kuidas sellega on. See tuleb kaugel tulevikus, ilmselt 5 aasta pärast nüüd midagi. Aga jah, siia ma ei julgenud ATV-ga sisse sõita. Ilmselt peaksid korra jala läbi käima ja vaatama, mis siin on, aga ilmselt võiksid ka ATV-ga sõita. See tünn tuleb siit ära võtta. Aga peab vaatama, kas siin on veel mingit prügi või mingit sükest kivi või midagi, mis ATV-le ei tee liiga, aga selle niidukile võib liiga teha. Ja siit ma ka ei saa läbi sõita, siin on see sodi ees, mida ma sikutasin eile ära. Aga jäi pooleli ja noh, las ta olla. Ma praegu ei tunne, et ma tahaks seda tõmmata. Ja kuna mul ei ole kiiret, siis ma ei tõmba. Võtan parem trimmeri ja lasen siit põõsast ümbert ära. Et see on siukene, ma ei tea, vaimselt hea tegevus, kui sa näed, et midagi läheb ilusamaks. Sest juba praegu on nagu tunduvalt parem see seis, kui ei ole seda heina, kui on lihtsalt ATV-ga lastud. Et see seis on nii palju ilusam. Ja noh, praegu oli see kõva suur hein, mis siin on, ma ei tea, mitmeid aastaid olnud, mida pole niidetud. Et praegu on hästi palju seda multsi või mis iganes see siit tekib alt välja sellel liidukil. Muru, mis on maha niidetud. Vaalud siuksed, aga need tulevikus siis neid ei ole. Ja no ega me tulevikus siit seda ala ei jää nagu ATV-ga niitma. Et ATV on ikkagi selle suure platsi niitmiseks ja siia käib siis robot. Et siuke seis on. Ja noh, see võsa kõik, mis siin on või see sireli põõsas, see hekk, see tuleb maha. Et meile kummalegi see ei meeldi, et ta siin on, et me võtame ta maha. Selle suure sireli põõsa, mis jätame, seal taga on üks ilus paju, selle jätame ka, aga ülejäänud see kõik tuleb siit maha. Ilmselt läheb enamus mingit sõstrapõõsaid asju maha, sest me ei oska nende sõstradega midagi peale hakata või oskame, aga me ei taha. Või nagu, jah, et me ei taha marju korjata ja nendest kogu aeg midagi keeta ja teha, et see ei ole meie rida. Siin on tikrid.
et noh, eks me midagi ikkagi jätame, aga mitte nii palju, et meil ei ole mõtet nii palju teha. Et me esimesel aastal üritame rohkem ära vaadata, mis siin on ja mis siin pole. Õunapuid on ka siin mingi must miljon. Et vaatame, mis mida kannab ja mis kannatab süüa ja mis mitte ja mis puud siin üldse elavad. Et see puu tundub ka pool surnud olevat. Et siit samast ma ju võtsin 2 puud maha. Kurat, kus nad olid? Siin kuskil. Need on nüüd mõlemad välja juuritud. Thanks nendele kanalisatsioonimeestele, kes olid nii toredad, et võtsid need puud juurisid ka mul välja. Et ma võtsin need maha, 1 puu on veel seal. Et need olid mõlemad täiesti mädad. Nii et ma arvan, et siin teised võivad ka olla täpselt samasugused. Et tuleb lihtsalt maha võtta, ilmselt. Aga kunagi vaatame seda, mitte täna. Et praegu me tegeleme sihukeste asjadega, millega me tahame tegeleda. Et kuna meil enam mingit kiiret ei ole kuhugi, kõik need kiired tegevused on valmis saanud, siis me võtame rahulikult, teeme endale elu ilusamaks ja chillime, jah. Noh, tööd teeme ikka on nagu näha, aga siuksed tööd, mis me tahame teha, me ei hakka mõtlema, et peab tegema. Olgu, ma hakkan trimmerdama ja pärast vaatame siis, mis välja tuli, kui palju ma viitsisin trimmerdada. Nii, tänaseks niitimised lõpetatud. Kuna Kärdil lõppes koosolek ära, siis ma niitsin ka siit ära kõik. Kogu hoov. Siit võtsime meie elektrikaabli korraks ära ja niitsin siit ära. Siit tagant kõik. Ja no selle ma niitsin tegelikult juba enne, aga siis ma lõikasin siit vahelt veel. Niitsin ära ja siit sõitsin läbi võsa lihtsalt tuimalt. Noh, väga palju ei jäänud, siuke sama võsal lõitsin läbi. Natuke õhem kui siin. Aga lõikasin läbi ja siit niitsin kõik ära ja sealt läheb siis suure tee peale välja. Või no mitte suure, aga meie küla tänava peale välja, mis siis meie majani tuleb. Aga siit niitsin ka kõik ära. Siin on põõsastes unnik mingit sodi, nii et siit ei saa niita. See võsa tuleks ka kunagi maha võtta, aga noh, ilmselt mitte see aasta, aga mingi hetk kunagi tegeleme sellega. Ja siit on meil veel ka koristada, aga sellega tegeleme ka mingi hetk. Ilmselt see nädalavahetus ei jõua, sest ma pühapäeval lähen juba Tallinna ja järgmine ma olen terve nädal Tallinnas reedeni. Aga jah, siit on vaja siis korda teha ja hakkame terrassi ehitama siis järgmise asjana. Aga tegelikult ma tahtsin näidata teile seda niidukit nüüd. Et mismoodi ta siis niidab. Kes siis ei tea, need on Y-teradeks nimetatakse, noh, nagu näha, siis kõik saavad aru, miks. Aga need niimoodi liiguvad oma vahel. Kui nad ringi käivad, siis jah, siuksed. Ja on olemas ka T-terad. See on päris korraliku paugusid saanud. Näha nurk juba maas ja värki-särki. Aga neid müüakse nii ühekaupa, neid terade paare. Näiteks 1 paar ainult saad osta, et kui 1 läheb katki, saad uued osta. Ja saab ka kogu komplekti uuesti osta. Ja ei ole väga kallid. Noh, ma ütleks, see kogu komplekt oli 100 € minu arust, mis ei ole nagu väga palju. Ja need T-terad on siis, ma ei teagi, siuksed nagu tõhtähed kujulised, mis käivad siia nende asemele, siis saab asendada. Oi, vihm hakkab sada, mulle tuli just tilk pähe. Ehk ma viin ATV ära. Aga ühesõnaga, siuke ta on, ma puhastasin teda, et siuksed need terad on. Aga need T-terad jah, peaks jätma nagu tasasema pinnase natuke. Vot, aga nii palju siis tänaseks, päris palju sai tegelikult tehtud, kui nii võtta. Päris palju linnuke seal värsket seda. Et tegelikult, ja no see niiduk on ikka väga hea, ma olen nii rahul sellega, ma ei kujuta ette. Ma olen nii õnnelik, kui ma seal otsas sõidan nagu. See niitmine üldse on nagu tore protsess, sest läheb midagi paremaks nagu. Aga olgu, ma vakin kähku kokku enne, kui täielik padukas hakkab.